Hei, tänases teemaarenduses läheme ja vaatame sügavale meie aju sisse ja püüame aru saada, kuidas meie harjumused tekivad ja mis veelgi olulisem, kuidas me saame ise uuesti rooli haarata. Nii et alustamegi sellest, mis täpselt toimub seal meie peas, kui me tunneme, et miski on kontrolli täielikult üle võtnud. Tead ju küll seda tunnet, eks? Sa plaanid midagi tarka teha, aga kuidagi automaatselt on käsi juba telefoni järele sirutumas. Või sa lubad endale, et täna küll mitte, aga siis lihtsalt tekib see vastupandamatu tung. See on tegelikult uskumatult tavaline ja sellel on väga-väga selge põhjus. Ja see ongi ehk kõige olulisem asi, mida täna kaasa võtta. See, et sa tunned mingi asja suhtes nii tugevat tõmmet, ei tähenda, et sa oled kuidagi nõrk. Absoluutselt mitte. See tähendab, et su aju teeb täpselt seda, mida ta kõige paremini oskab. Ta õpib ja loob automaatseid radu. Et sellest kõigest paremini aru saada, kujuta nüüd ette, et su peas on kaks tegelast, kes pidevalt omavahel võistlevad. See on lakkamatu lahing sinu tähelepanu ja sinu otsuste nimel. Ühel pool on see, kes tahab kõike ja kohe, ja teisel pool on see, kes mõtleb natuke ka tulevikule. Nii, ühel pool on meil see tasuotsja. Tema januneb kiire naudingu järele. Tahab kohe rahuldut saada. See on see hääl su peas, mis ütleb, söö see kook ära või vaata veel ainult üks video. Ja teisel pool on siis planeerija. See on see kaalutlev, ratsionaalne osa sinust, mis mõtleb pikaajalistele tagajärgedele ja pigem sosistab, aga kuue, homm on ju eksam. Nende kahevaheline konflikt, see ongi iga harjumuse ja isuga võitlemise keskmes. Ja selle tasuotsija peamine kütus, see on dopamiin. See on see mõnus tunne, mis tekib, kui sa sööd midagi head, võidad mängus või leiad TikTokist midagi naljapat. Aga aju ei anna sellele hinnangut. Kui tegevus vallandab dopamiini, siis aju märkib selle automaatselt ära kui hea ja korda veel. Ja siis tuleb mängu see teine tegelane, planeerija, sinu prefrontaalkoor. See on see ajuosa, mis peaks ütlema, oot, äkki peaks selle asemel hoopis õppima. Aga siin on üks oluline konks. See ajuosa areneb täielikult välja alles 20. eluaastate alguseks. Ja just seepärast ongi noor aju impulssidele ja harjumustele palju vastuvõtlikum. Tegevjuht on alles väljaõppel. Olgu, nüüd vaatame, kuidas need kaks süsteemi loovad koos midagi, mida me nimetame harjumuste ringiks. See on justkui aju autopiloot, protsess, mis muudab teadliku valiku täiesti märkamatuks reaktsiooniks ja loobki need kiired otseteed, mida me iga päev kasutame. See on tegelikult ideaalne võrdlus. Iga kord, kui sa mingit tegevust kordad, on see nagu samm samas jäljes lumes. Sa tallad seda rada ajus aina sügavamaks. Ja lõpuks muutud see nii sügavaks, et aju valib selle rada automaatselt, ilma et sa sellele isegi mõtleksid. See protsess käib alati 4 sammuga. Kõik algab päästikust, näiteks igavus. See tekitab sinust tugeva tahtmise, kange isu millegi järele. Siis sa tegutsed selle isu ajal, haarab telefoni. Ja lõpuks saad preemia, dopamiini laksu, mis leevendab igavust ja kinnitab su ajule, et jah, see oli õige tegu. Ja siit tulebki see kõige olulisem konks, ajastus. See kiire ja impulsiivne tasuotsija reageerib päästikule sekunditega. Sinu ratsionaalne planeerija aga tema jõuab kohale alles siis, kui kook on juba söödud või video vaadatud. Just selle paras tundubki see isu sel hetkel nii vastutamatu. Sinu ratsionaalne mõistus lihtsalt ei jõua järele. Okei, me oleme nüüd probleemi lahti harutanud. Ja see võib kõlada natuke masendavalt, eks? Aga siin on hea uudis. Kuna aju on need rajad õppinud, siis ta saab õppida ka uusi. See ei ole võitlus, mida peab võitma toore jõuga. See on strateegia, mida saab õppida. Nii et vaatame 3 praktilist sammu, kuidas seda teha. Niisiis, mis on see plaan? Esimene samm pole mitte ära tee, vaid märka. Mis tunne, mis koht, mis kellaaeg sinus selle isu käivitab? Teiseks, ära jätta tühja kohta. Mõtle juba ette valmis, mida sa selle vana tegevuse asemel teed. Ja kolmandaks, korda seda uut tegevust. Iga kordus on nagu uus samm värskel lumel, mis muudab uue raja aina tugevamaks ja selgemaks. Ja vaata, see uus tegevus ei pea olema mingi maratoni jooksmine, eks. Eesmärk ei ole olla ülitubli. Eesmärk on lihtsalt see vana muster katki murda ja anda ajule midagi muud, millele keskenduda. Isegi minut aega midagi muud tehes võib täiesti piisata, et see kõige suurem isuhoog mööduks. Ja see kõik viib meid tegelikult ühe kõige vägevama ideeni terves neuroteaduses. See on kontseptsioon, mis annab meile tagasi kontrolli ja lootuse. See näitab, et me ei ole oma harjumuste ohvrid, vaid me oleme nende arhitektid. See on võime oma aju ümber programmeerida.
Neuroplastilisus, see ongi see peenteaduslik termin kõige selle kohta, millest me just rääkisime. Sinu aju ei ole kivisse raiutud. See on nagu plastiliin, mida vormivad sinu igapäevased valikud. Iga kord, kui sa valid selle vana harjumuse asemel uue tegevuse, siis sa sõna otseses mõttes ehitad oma aju füüsiliselt ümber. Ma tahan, et sa selle mõtte endaga kaasa võtaksid. Kui sa võitled mõne harjumusega, ei tähenda see, et sinus on mingi viga või et su aju oleks katki. Vastupidi. See tugev harjumus on tegelikult märk sellest, et sul on suurepäraselt toimiv aju, mis on õppimises tõeline meister. Ta on lihtsalt ära õppinud asja, mis sind enam ei teeni. Ja see ongi see võti. See annad sulle kogu jõu tagasi. Sina ole oma aju ori. Sina oled selle treener. Nii et ma jätan sind selle küsimusega, millise uue roja sina täna ehitad? Mis on see üks väike samm, millega sa täna alustad, et oma aju ümber treenida? See on sinu võimuses. Aitäh, et süvenesid meiega.